Ja tere! Tegelikult ma olen juba 3 päeva tagasi soovinud teha järgmist päikesemärgi aasta lugemist, kuid ja olen saanud nii lood kätte, olen saanud nii sümptomi kätte, kes järgmisena peaks tulema, kuid siin on mingi takistus ja ma ei teagi, mis see takistus võib olla. Siin võib olla takistus selles osas, et see võin olla mina. Ja selline teema kui minu päikesemärk. Kuid siit tuleb ka väga, ehk siis kaksikud, aga siit tuleb ka väga palju vähielementi tegelikult. Ja kas vähk või kaksikud, ma isegi ütleks niimoodi. Olgu, lugu, mida edasi ma rohkem lähen, seda rohkem minu lugemised ja kanadused lähevad selliseks veevala ja maiguliseks. Ma olen täiesti selle vastu võtnud ja selles essentsis ja foonis nii-öelda, ehk uue ajastu foonis, ehk siis olla mõni samm ees, et siis teadvustada, mis on ees ootamas. See on selle eesmärk tegelikult, see on see kasu, mida sina sellest saad. Ja mida mina ka, et see on kaitse eesmärgil loomulikult. Ja ma näen hästi palju oma kaardi lugemistest, nagu ka eelmine tegelikult on selline nagu täheperekonnaga kontakt, et ei olda, inimesed on avatumad kõrgematele jõududele kui kunagi varem. Nad teavad, et nad ei ole ainult inimene siin planeedil Maa, vaid neil on ka kõrgem mina, neil on ka täheperekond, ehk siis kes teejuhid, eks ju, kes neid aitavad, toetavad sellises väga muutlikus ajastute ülemineku virvarris, mis praegu on aktuaalne üle maailma globaalselt. Ja ma näen siin ka see inimene, kes tuleb, tema on vägagi avatud. Tema on starseed ja ta teab, et ta on. Ja see ei ole talle mingi uudis, see ei ole talle mingi avastus. Ta teab, et ta on, see on tema jaoks olnud normaalsus. Ja ta pigem isegi ei ole nii aktiivne olnud välismaailmas kui oma kogemuslikus foonis või omas ruumis. Tal on oma usaldusruum, ehk siis ta teeb väga tihedat koostööd oma täheperekonnaga. Ja see on talle tegelikult edu toonud. Ta ei ole üldsegi agressiivne inimene, ta on ääretult, võiks öelda isegi passiivne inimene. Väga naisenergia inimene. Ja no kuidas öelda, tema kõrgem mina võtab seda, et on väga selles mõttes domineeriv pehmusega, õrnusega, kaastundega, huumoriga, ma ütleks isegi. Enesekindlusega, ta teab oma seda ja ta võtab väga vabalt, et kui on vaja käised üles kerida, et hakata mingit projekti või mingit ennast kaitsma, siis see tuleb talle, aga see tuleb hästi naturaalselt, rahulikult, sest ta teab enda suurt kaitset, ta teab, et ta ei ole üksi, ta teab, et ta on võimas, aga ta ei ülepresenteeri seda või noh, kuidas öelda, ta on selline, et ta teab, et ta on starseed, ta teab, et ta on loodud siia maale looma muutust. See on keegi väga utoopiline inimene, eks ju, mõnele võib tunduda, aga ei ole. Ta hästi tavaline ja tema inimlik inimene is like, muutused peab vist aktiivsemaks muutuma. Et tema inimese osa on selline, et sellised väljakutsed või üleskutsed, talle ei meeldi oma mugavustsoonist nagu välja tulla, eriti. Aga kui vaja, siis ta teeb seda, aga ma panengi 2 laulu siia, mis tulid järjestikust, et ma näengi, siin on nagu kõrgem mina osa, mis on kontaktis tema täheperekonnaga ja teine osa on selline inimese osa, kes on, eks ju, tajub, et maailmas on muutused ja peab ennast starseed activation nii-öelda, eks ju, et on vaja hakata tegutsema rohkem. Ja see ongi see, et ma tundsin 3 päeva, et ma hakkan nüüd, hästi suur power on selle taga, hästi powerful person on siin, aga ta ei ole powerful nagu corrupt powerful,
tema on armastusega, inimlikkusega powerful, ta on väga pehmusega powerful. Tema energia räägib rohkem kui tema sõnad, tema kohalolu, tema magic, tema meeskond, eks ju. Tema meeskond räägib rohkem kui miskit muud ja tal on hea huumor ja ta võtab kergusega kõiki asju, ta võtab huumoriga kõiki asju ja tal ikka kõik kulgeb hästi. Aga temas on see, et ta on mugavustsoonis võib-olla kinni ja ta eriti ei tihka olla aktiivne ja hakata siin kellelegi midagi ütlema või tegema. Ta on selles mõttes, et tal on endagagi hea, eks ju. Ja sümptomina, see lauludest tuleb see läbi, kui sa kuulad neid 2 laulu. Üks on humoorikas, teine on selline, et okei, et on muutused, et on vaja hakata, kaasa minema sellega kõigega, et on, et teatud mõttes mingi mitte leina, vaid muutuse protsessi läbimine, et see ongi viimased etapid talle, eks ju, et edasi liikuda ka maiste muutustega kaasa. Aga see tähendab tema jaoks, et ta peab aktiveerima endas selle tähe, et starseedi, sest veevala ja ajastu seda nõuab. Võt selline dünaamika, ma tean, see ei ole kõigi jaoks, on väga spetsiifiline, aga midagi sellist tuleb läbi. Väga konkreetselt, väga selles mõttes. Mõnele võib see sõnum isegi olla aktivatsiooniks. Veel äratab natukene, et see on sinu vastutus, see on sinu see on, mida sa oskad hästi ja just teegi seda selles võtmes, nagu sa teed kergusega. See on sinu tugevus. Paljud eksivad sellega, nad on arvanud võib-olla, et sa oled nõrk, et sa oled softi, liiga passiivne, sa kunagi ei ütle midagi, ei tee, ei ütle ja oled seal niimoodi. Aga see on sinu activation, et sa seda teeksid ja just teeksid omal moel. Sa oled kõik pahviks sellega, et sa teed seda omal moel. See on nii võimas, see on nii ilus, sa oled nii tugev tegelikult. Ilma isegi mingi agressioonita. See ongi sinu tugevus. Need laulud siis ka, et naisenergia inimene, on ta mees või naine, ta on väga naisenergia inimene ja see on tema tugevus. See on tema tugevus, see on tema ilu, see on tema küpsus. See on tema küpsus. Nii, ja see on nii värskendav keset seda 2026 aastat, mis on täielik liigselt maskuliin energia. Aga see feminin, kellest ma räägin, see võib olla vähitähtkuju või kaksikute tähtkuju. Mul on hästi suur, millegi pärast on olnud siin tõrge seda edastada. Võib ka olla sellest, et see on nii utoopiline mõne jaoks, kuid see on reaalne. Nii, sümptom on ka väga läheb teemasse. Sümptom on sellel inimesel siis, et tal on väga võimas väekeskus, päikespõimik. See on nii võimas, et ilma sõnadetega, kui ta seisab ruumis, kõik, kellel on mingid tegemata varjutöö, nad saavad kõrvetada tema kohalolust, sest see on nii puhas, nii võimas, nii tervendav energia ja ta toob kõik sellised teiste veel tervendamata valukohad esile. Sest ta on nii advanced hing, ta on starseed, nii ergas valgus, nii võimas valgus. Ja kuidas öelda, ta on selle saanud, see tuleb tema selja taga, tema kaitseinglitelt tuleb see. Aga nemad, sinu eellased ei ole seda osanud rakendada, seda väge. Ja see on jõudnud sinuni, sest teadmisega, et sina oskad seda rakendada, suunata konstruktiivselt. Ja mulle näidatakse, et sinu puhul on see, töötab nii, et see läheb, et seda on vaja, et see päikesepõimik, eks ju, ülakõht, seal on su väekeskus. Sa oled hoidnud seda tagasi, sest see on niivõrd võimas ja sa oled juba mõistnud, et kui sa oled kuskil ruumis, et see aktiveerib inimestes, kas siis võimendab seda, mis nende endi sees hetkel toimub
võimendab seda, on see siis hea või halb nende elus, mis toimub, muret tekitav või rõõmu tekitav, see võimendub. Kõik sinu ümber võimendub. Ja sa tead seda juba, sellepärast sa hoiadki nagu tagasi natuke rohkem, sa oled nagu endamisi ja teed oma asja, oled mugavus, sa tead, kui võimas sa oled. Ja sellepärast sa olete osati ka seda alla surunud või maha surunud mingi aeg. Ja just nagu sinu eellane seda tegi, ta ei osanud seda suunata. Ta kas blokeeris ennast ära või suunas seda maksimaalselt ja seal ei olnud seda balanssi. Balanss on see, kui sa suunad seda oma väljendusse. Kas siis kirjutamisse, aga mina näen, et siin on kõnega midagi. Väljendus, rikkus, kommunikatsioon, looming, midagi sellist. Siis see läheb voolama, siis see on sulle eluterve, tervislik. See ongi see, et you rule the world and, kuidas öelda, by humor ja by softness, by love. Et sellel on oma vägi ja ilu. Ja ma näen siin kedagi ikkagi loomingulist, et see on nagu see looming tahab sinust lokata ära, suru seda ära ja peida seda. Sinu eellased suunasid selle sulle, sest nad ise ei osanud sellega suunata seda õigesti. Nemad surusid seda alla leinast, kaotusest, jäid sinna kinni. Sinu ülesanne on lõpetada see ring, viimased leina ehk muutuste protsessid, transformatsiooniprotsessid, ehk siis leppimine, et sa oledki nii võimas, sa oledki starseed ja sul on vaja hakata edasi liikuma ehk edasi tegutsema ehk seda rakendama võimalikult konstruktiivsel viisil. Ja pehmel viisil, ja see tahab, kuna sa oled nii kaua seda alla surunud, siis see tahab väga tulla intensiivselt ülesse, aga hakata kuskilt otsast siis aeglaselt lihtsalt teadlikkusega looma. Et see on väga võimas lugemine, ma tean. Täiesti uue energia lugemine, aga jaa, siin on päikese põimik ja kurgukeskus. Kurgukeskuses on blokeering hetkel. Hetkel on. See ei ole alati nii olnud. Sinu kõne on väga kaastundlik, tervendav, starseed quality. Tervendaja, ära suru seda alla. See on su teejuhtide sõnum sulle. Issand jumal, kui võimas. Ehk siis päikese põimik ja kurgukeskus on omavahel siin sümptomina seotud. Suuna seda energiat. Mulle tundub, vabanemised tulevad. See inimene on olnud hästi mugavustsoonis kogemas, tundmas. Ükskõik mis ruumis ta siis on, kas üksi või kellegiga. Ta on hästi selles mõttes kogemus, et see on tulnud nagu niimoodi. Aga on vaja üles, ütleb. On vaja joonduda. Issand, see võib olla ka kaksikud. See on kas vähk või kaksikud, ma ütlen teile. Niukene energia on, või nendes on see domineeriv. See, kui on keegi teine, siis nende sünnikaardis on see, kes tuleb väga domineeriv. Issand, ma ei tea. Ehk siis vabaneb, kui sa suunad seda pehmusega, siis su kurgukeskus vabaneb ja siin on blokeering ja seksuaalsus tuleb midagi läbi, ehk siis teadlik seksuaalsus suunamine, nii edasi. See on väga-väga tervendav sulle. Mis see siin on? Nüüd ma saan aru, miks ma ei... No, issand. Kaksikud. Ma saan aru, miks ma ei saanud tulla. Ilus. Vabanemine. Nüüd te teate kõik minust. Oh my God, this is so beautiful.
see on tõde. Kui tõde tuleb, siis inimene hakkab vabanema energiat. See on ilus. Aitäh, teejuhid. Armastan väga. Väga ilus. Ja mul on ka vähk keskpäikeses. Olgu. Intro tuli nüüd väga pikk, aga vaatame 12 kuud. Kaksikutele. Kõik minu kaksikud siin kaasa arvatud mine. Vaatame 12 kuud. Kas te tunnete seda? Like, this is so beyond. Kas see on tuntav? Andke mulle like'iga teada, kas te tunnete seda sama vibe'i nagu mina praegu. Vaata, nagu mis asja. Muide, see on kuues minu loosi lugemine. Mul on veel 6 päikesemärki jäänud ja vaata, mis see siin on. Oh god. Jaa. See oli põhjus, tahtis ka kaasa tulla. Number 1, Bonfire. No ma ütlen, kaksikud on fire. Kaksikud on 2026 aastal on fire. Aga seda kumades, mitte agressiivselt, seda huumoriga, pehmusega. Mingi peen huumor on seal, mingi teistsugune niuke ridade vaheline huumor. Talle omane huumor. Ja see on... Issand. Vot siis. Happi huu. Nii, olgu. Nii, kõik minu kaksikud, kes te olete jõudnud selle utoopilise lugemiseni. Okei. Muide, see number 6 järjekorranumbrina võib ka öelda seda, et number 6 on siis rahusada, aga ka sõprus, tasakaal, harmoonia ja mulle tundub, et seda te hakkate natukene looma, kui te lähete oma joondumisse, oma alignment. Ja väljendus, kommunikatsioon. Ma ennem ütlesin ka väljendus, kommunikatsioon, kaksikud on 3. maja, kaksikud on kommunikatsiooni kuningad ja kuningannad. Ma ütlesin, et te olete natuke seda tagasi hoidnud, sest et seda, mul on niigi hea, ma ei viitsi jageleda mingi võimuvõitlustega väljaspoolt, aga öeldakse, et kääri oma käised üles, nüüd on sinu aeg natukene siin ka vestelda. Et ei ole midagi siin, et naudid ja oled oma mugavustsoonis. Nüüd on aeg ka natukene siin tegutseda. Aga aeglased, aga huumoriga, aga tasapisi. Okei, nüüd ma jäin natukene vestlema siia. Aga see on üldkollektiivne lugemine, see ei kehti kõigile. Vaatame, mis siis kaardid näitavad. Jaanuar näitab, et sa oled, jaanuar algab sellisena ikkagi tasapisi. Jaanuar algab just sellisena, et sa tajud, et on muutused, aga sa oled veel mugavustsoonis kinni, võiks öelda. Jaanuar ei ole aktiivne kuu, pigem sa oled küll külluslik ja kõik on hästi, kuid sa oled justkui nagu lõksus. Kas
sabotaažis või kellegi ja ma näen pigem seda, et sul võtab aega, et see nagu edasi liikuda selles punktis, kus sa oled. Tasapisi. Aga sa oled külluslik ja nii edasi. Veebruar näitab tegelikult seiklust, näitab luksust, näitab mobiilsust, reisimist võib tulla, kas reisimist või kolimist. Great ease ja võrreldes jaanuari ja veebruar on nagu öö ja päev, veebruaris midagi väga muutub. Midagi keerulist, mingi smooth sailing, ühesõnaga midagi, see tähendab seda, et sa oled enda sees midagi muutnud, ka väline peegeldab seda. Ma näen, et tegelikult oled sa ka jaanuaris lucky ja külluslik, aga ühesõnaga ma ütleks hoiatuseks isegi jaanuaris ole ettevaatlik mingi konksu, keegi tahab sind eemale triftida või sind püüda või kinni püüda või teades võib-olla sinu küllust, aga sa vabaned sellest, see ei õnnestu. Nii. Õigemini sinu teejuhid aitavad sind selles, et sa ei pea ise midagi väga palju tegema. Nii. Aga veebruar on täiesti mugavus, küllus, smooth sailing, mingi pingelangus, mingi muutus. Märts. Märtsis on nii, et kõik võib juhtuda, et on nagu avatud kaardid, kõik võib juhtuda. Muutused on ja changing, ma ütlesin, siin üks laul on ka changing või changes või mingi niisugune, pane tähele, ma lisan need laulud siia alla, niisugused sünkroonsused, oh my god, et kõik võib muutuda, märtsis tekib selline tunne, et kõik kaardid on avatud, elus võib igas suunas muutuda ja sa ise tunned ennast hästi külluslikuna ja naisenergia täielikult ja wild ja ilus ja inspireeriv. Muutuste protsessis oled. Aprillis oled sa sünkis, sa teed hästi palju koostööd, sa oled leadership, ikkagi sa lähed seda suunda, et sa saad aru oma vastutusest, mida sa pead järgmisena tegema. Aga sa aktiveerub ka koostöö. Kamraad, et team effort, siin on partnership, team effort, vähemalt 4 inimest ma näen, kui mitte 5, aga 4 on umbes. Ja kõik sünkis niimoodi meeskonnana töötavad. Ma näen seda aprillis. Selline. Ja see nõuab ka füüsilist panust, mitte ainult mentaalselt või emotsionaalselt. Siin on nagu, kõik panevad max power, nagu midagi siin on, jah. Ja see nõuab ka hästi suurt kohalolu. Nii, mai. Mingi teema siin on kaksikutega, keegi või miski tahab teid kinni hoida. Maikuus on ka nii, et kontroll, target, handicapped, held back, need to break free. Ühesõnaga, sinu tugevus on ühtlasi see, et sinu looming, sinu astu oma sellesse teele, kuid ole sõltumatu. Et inimesed näevad sinu küllust, sinu õnne ja nad tahavad sind kinni hoida endale. Tahavad sind siduda, aga ole sõltumatu. Tahad kaardid öelda. Need to break free. Ja set boundaries selles osas. Ja tuleb
see kalahukk on ju konks, siis tuleb käe need rauad on ju, ühesõnaga inimesed ja ongi järgmine tuleb ka, siis juuni tuleb ka. Keegi tahab kaassõltuvus, you have to break free from kaassõltuvus, keegi tahab sind hoida puuris, ilusas, kuldses, kaunis puuris, keegi tahab sind kodustada. Aga sina, you want freedom. Ja keegi tahab, et sa ei räägiks liiga palju, aga sing anyway, laula ikkagi oma laulu. Vaata, siin on ka see, et ma tahtsin tulla 3 päeva. Esiteks arvatavasti, ma tundsin, et siin võib olla isiklik mingi teema, eks. Ja ehk siis kaksikud on minu päikesemärk, aga mul on seal teisigi, eks ju. Kusjuures huvitav on see, et kõik, kes mu sünnikaardis on olnud, need on juba ära olnud. Nad on juba esitletud, nad on juba loosidel tulnud. Et nüüd edasi on nagu, kes järgmine on, huvitav. Aga jaa, juuni on armukadedus, keegi tahab sind väga hoida endale, et sa ei räägiks, et sa oleksid vaid tema jaoks, tähendab kaassõltuvus. Keegi on klingi, possessive, controlling, domination, watched, kade, trapped. Keegi on domineeriv, ma näengi 2026 aasta on väga maskuliin energia, mis ma ütlesin, kaksikud on väga-väga naisenergias. Ja siin see aeg või mis see on, vähemalt see aegki. Aga ja mul tuleb sellega, siin tuleb hästi läbi selline kaassõltuvusele suunamine. Minu sünnikaardis on siis see, et ma toon sulle läbi enda loo, et äkki võib-olla sul on midagi siin taipad selle. Minu sünnikaardis on jäär. Siin tulebki. Okei. Keegi, kes on tuleelement, lõvi, jäär, neitsi on, kes tahavad, lõvi, jäär, neitsi on, kes tahavad sind nii-öelda puuristada, kinni hoida, kontrollida, endale hoida. Natukene isekat kaassõltuvussuhet tuleb siit. Mul on meesenergia on, maskuliin energia on minul siis jäär sünnikaardis. Ja tegelikult see hirmutab mind. Vaat see on ka, mis mind hirmutab. Vabanemine. Kui sa räägid mingid asjad läbi, siis tuleb vabanemine. Keha vabaneb. See tuleb ka läbi, ma tunnen. Vaata jäär, eks ju, ta on esimene päikesemärkidest siin. Ja algab 2026 aasta, mis on väga jääralik, impulsiivne, domineeriv, väga maskuliin, tuleenergia. Ja tegelikult ma ütlen sulle ausalt, et jäärad on väga toredad ja tegutsejad ja nad on edukad. Kõiki jääre, keda ma tean, nad on edukad oma erialal, väga kirglikud oma erialal. Minu elus on jääradel ka väga palju nagu toiduga, toidu mingi see ja äri, et see on kohe nende töö või nii. Paljud jäärad on mul, kusjuures huvitav. Mitte kõik, aga väga domineerivalt. Ja jäär on tegelikult selline ikkagi noor hing või see, kuidas öelda, jäär on esimesena, number 1, mis on noore hinge energia, natukene sellised nagu noored hinged, nad on küll väga aktiivsed ja kõik see, kuid minu jaoks on natukene see võib-olla nende domineerimine natukene hirmutav ja ma olen oma elus tegelikult ühe, kes oli nii jäära kui sõnni mõjutusega ja ta algselt ütles, et ta on rohkem jäär, siis nüüd tänaseks ta teab, et temas on rohkem sõnn ja ta on tegelikult sõnni kallakuga, aga mina olen teda päris palju
sinna sõnni teekonnale aidanud ehk tasakaalustanud, sest temas oli ennem väga palju meesenergiat, jääraenergiat. Ja see töötas natukene tema kahjuks, et ta nagu ei kuulanud kedagi teist ja kangekaelne, ehk sõnn on ka, aga sõnn on rohkem tasakaalus, rohkem naisenergias on sõnn. Et nad on sarnased küll, aga ja ma tean, et mul on natukene hirm, sest see oli nii suur töö jäärale mõista anda, et tema impulsiivsus või domineerimine või selline, et liigne maskuliinsus võib talle endale nagu kahjulik olla, enda tervisele kahjulik olla, et noh, ka see, et näiteks ei oska puhata või et ei kuula võib-olla väärt nõu ja tormakas on, eks ju, et ma nagu hoolivalt olen aidanud transformeerida ja noh, ta on täitsa teine inimene nüüd, palju küpsem või noh, et selles mõttes, aga ma mõtlen, et jääras on loomulikult ka keisrienergiat, ehk ta on võimeline looma süsteeme, suure süsteeme, seda ma tunnen ka ja seda ma austan väga. Jäärade juures imetlen, austan, tunnustan, neil on nii suur power, aga nad natuke hirmutavad mind sellega, et nad on hästi impulsiivsed ja nemad tahavad, siis nemad teevad, ega muu ei loe. Et noh, nad on selles mõttes natukene isekad. Ja nad teevad endale mõnikord liiga sellega. Ja see hirmutab mind, see energia. Võib-olla sellepärast, et vaata naisenergia, meesenergia. Et minu feminiin on siis kaalud ja maskuliin on jäär. Ja vaata, kaalud on naisena on ka see tasakaal, eks, kuidas leida tasakaal. Ja ma olen seda püüdnud teha ja nüüd ma mõtlen, et issand, kui ma peaksin uuesti hakkama kedagi niimoodi treenima või nii kangekaelikut, eks ju. See on hirmutav minu jaoks, see on nii raske töö oli see, et ma pigem eelistan, et inimene ise võtab vastutust oma tegude eest, ma nagu loobun sellest, et ma olen endine päästja, ma enam ei päästa kedagi. See hirmutab mind, et tähtis on, et igaüks võtab vastutust ise oma sõnade, tegude ja mõtete eest, hoolib iseendast, armastab ennast nii palju, et ta võtab selle aja endale. Et siin on mingi selline neitsi lõvi jäär, tugeva dominatsiooniga jäär, keegi, kes tahab siis kinni hoida millegi pärast, jah, või kas sõltuvus, kuidagi mingi selline on. Vaatame Juuli. Äkki see lugu kedagi nüüd aitas mõelda nende maskuliin-feminiini poolte osas, et mulle tundub, et minu elutee on see, et mina olen vanem hing, et on vist minu sünnikaarti on määratud see, et minu partneriks saab olema keegi noorem minust. Sellepärast noorem hing, mitte vanu ei tähenda necessarily, et vanuse poolest noorem, vaid vanem või noorem hing tähendab. Mina olen 8, jäär on 1, eks ju, suur kardinaalne erinevus, aga minu jaoks on see natukene hirmutav, teadlikuma, vanema, küpsema hingena on see mulle hirmutav, et kui ei ole sellist nagu teineteise resonantsi või kuulamist või austust või tasakaalu, vaid on lihtsalt nagu tegutsemine, sest suhe on mõlemapoolne vastutus. See on juba, kui ollakse eraldi, siis on jumala ükskõik. Igaüks teeb oma asja, aga kui ollakse suhtes, ehk siis ma räägin, et minu sünnikaardis on maskuliin ja feminiin, siis see ei ole päris nii, et ma teen lipa-lappa, mis ma tahan, eks ju. Et ikkagi igaüks vastutab nii iseenda eest kui ka tiimi, selle terviku eest. Ja see hirmutab mind, kui ma peaksin hakkama otsast peale nii, et ise olema see liid ehk kangekaelsel nagu hoolima või päästma kedagi, et ma enam ei jaksaks seda, ma arvan. See oli niivõrd raske challenge minu jaoks. Et ainuke, mis seda saab muuta, on see, kui inimene ise võtab vastutus. Siis ma tunnen, et inimene tuleb poolele teele vastu. Et ma enam nii rasket teekonda ei valiks, ma oleks pigem üksinda sõltumatu, kui valiksin sama teekonna. Aga ma imetlen jäärade sellist struktuuri ehitamist, kirge, ma imetlen neid.
aga nad võiksid ennast hoida ka, tasakaalustada. See on olnud minu maskulin, feminiin arvatavasti selline sünnikaardi kirjutatud see, kuid see võib olla väga-väga keeruline, kui sind ei kuulata, kui sind see ei ole tasakaal. Nii, juuli. Siin on nagu mingi kas puhastustöö või millegi nautimine. Aga ma näen, et puhastustöö. Mingi luksus jälle tuleb läbi, mingi luksus, kas siis nautimine, väga sellised kultuuride erinevuste, maitsete nautimine, aga ka mingi puhastus. Need on omavahel seotud ju ka tegelikult, puhas toit, jook ja siis puhastustöö, nautimine samas, mingi niisugune ilus, tähendab suve kaksikud naudivad. Nii, lähme edasi. Augustis kaksikud midagi loovad, midagi on kirglikud millegi vastu, nad on innovaatilised. Vaata see laul ka, muusika ka, seal on innovaatilisus, seal on natukene utoopilisus, midagi nad sellel, ja see võib olla tehnoloogiaga seotud, mis on üllatav. Do it again. Sa oled inspireeriv, trend, setter on ju mastermind. Väga mingi geniaalne plaan vajab siis rakendust või ülevaatust või taasäratamist. Väga läheb kokku eelneva jutuga, enne kui ma kaarte üldse võtsin. September. Tuleb Fairy Tale. Hobuse aasta, ükssarvik. Unistan millessegi täiesti impossible. Romantiline aasta tuleb, romantic ending. Magic, rainbow. Huvitav ütleb siin rainbow ja aasta lõpus tuleb ka rainbow. Happily ever after. Siin on keegi jälgib ja imetleb kaksikuid, aga siin on salajane. Ma ei näe, et kaksikud seda ise tajuvad. Siin on salajane keegi imetleja, salaustaja on siin. Ja see kaksikutes tekitab see nii tohutut hirmu. Ma ütlen, siin võib olla jäär või lõvi, keegi tuleelement, see tekitab nii hirmu. Selline kaassõltuvus, need asjad nagu, sest tuleb Shield, järgmine oktoober tuleb Shield. Stories we tell. Mingi muinasjut tahab avalduda, aga kaksikud on väga kaitses. Stand up for defensive, turvalisus. Oi, vaata, täiesti, siin on ka unicorn. Ühesõnaga sinu see hobusaasta väeloom on ükssarvik. Nii, November tuleb hästi selline, kas sa oled ema või sa viibid koos emaga, kvaliteetaega teed. Hästi soojad, emalikud, soojad, kvaliteetaeg on novembris. Ja see võib kanduda ka detsembrisse. Tundub, et novembrist alates tekivad sellest soojad. Vaata, kui sa kaitsed ennast, sa tunned ennast, sa kaitsed väga seda oma ringi, oma enda keset, oma inimesi. Sa oled väga kaitsev selles osas. Et sa tead, et muutused on elus, sa tead, et inimesed aktiveeruvad erinevalt ja sa oled ääretult kaitsev selle üle, mida sina armastad. Sa oled nagu väga fierce. Ja sa tead, et sa oled kaitstud ja sinu inimesed on kaitstud. Ja sa oled nagu emalikus energias, selline naisenergias, sa võtad vabalt, sest sa tunned ennast kaitstuna. Ja detsember on siis rainbow, mingi soov täitub sul. Mingi soov sul täitub 2026 aastal.
sa oled õnnistatud, sa oled külluslik, sul on hea laks, saadab sind aasta algusest kuni aasta lõpuni, good laks saadab sind. Manifesting, ole manifesteerija, perfect timing, ühesõnaga väga hea aasta. Nii, ma olen nii lobisema jäänud. Suhted 12 päikesemärgiga. Vaatame kiiresti. Suhted 12 päikesemärgiga. Jäär. Jääraga ütleb Fool, uued algused, riskid, nullist uus valge leht. Sõnn. Tähendab, sina näed jäära, et ta alustab uuel lehel. Ta on riskialdis, ta on kergem. Ja ikkagi ta võtab mingit ette midagi kirglikult, püüab naismees energiat tasakaalustada tegelikult, aga ta võtab midagi uuest nullist valgelt lehelt midagi ja alustab. Sa näed neid niimoodi. Ja nemad näevad sind atraktiivsena. Nad on kirglikud, nad näevad ka teisi natukene atraktiivsena, nad on avatud suhetele, mul on niisugune tunne. Mitte ainult sind, vaid teisi ka. Nii et jah. Sõnni sina näed tasakaalus müntide kuningana ehk siis maaelemendina, sa näed temas endas on maaelement. Sa näed teda tasakaalus, töökana, kodu eest hoolitsevana, pere eest hoolitsevana. Sa näed teda väga küpsena ja tasakaalus ja imetled, austad. Kaksikud, kuidas kaksikud näevad kaksikuid? Vau. Kaksikud näevad kaksikuid, et neil on olnud väga suur koormus. Sauade 10. Ja tuleb sauade paas. Aga nad on motiveeritud, nagu ma ütlesin, päikese põimiku suunamine ja tuleb ülemkohus. Ma ütlen, kaitse on väga kõrge. See, kui sa liigud edasi, kõrgemad jõud väga toetavad seda. Kuidas kaksikud näevad vähkisid? Väga omas väes. Siht on selge, on joondunud. Neil on ka omad teejuhid. Väga edukad on. Väga edukad. Mitte miski neid ei peata. Neil on tasakaalus see must ja valge hobu. Nad lausa teevad koostööd. Väga äge. Imetleb vähki. Lõvisid. Lõvid võimu võitlevad, ta näevad võimu võitlevad, aga lõvid, ta näeb lõvisid väga säravana. Ja säravana ja näeb lõvisid väga heas keskmes oma sisemise lapsega. Et ta näeb, et lõvid on teinud sisemise lapse tööd ja nad säravad selles osas, aga kipuvad natukene võimu võitlema üleüldiselt ühisväljas. Kuidas näevad kaksikud neitsisid? Neitsisid näevad kui oma kodu keskseid, oma liidu, oma pere, oma kodu, hästi joondunud sellele. Ilus. Neil on prioriteedid või väärtused sarnased ja see on ilus. Kuidas näevad kaksikud kaalusid? Kaalusid nad näevad tähistavana, sotsialiseeruvana, omas grupis omad tähistamised. Kuidas kaksikud näevad skorpioneid? Nad näevad neid müntide 9, nad näevad, et nad on indiviidid, kes teevad oma tööd, ka neil on omad teejuhid. Nad on väga küpsed oma töös, nad naudivad oma tööd ja neil on külluslik sissetulek sellega seoses. See pakub neile nii emotsionaalselt kui ka maist rahulolu. Nad näevad, imetleb, ilus. Kaksikud amburid. Kuidas näevad kaksikud ambureid? Amburid on valikute ees. Amburitel on väga tugev kaitse 2026 ja amburid õpetavad kaksikutele midagi, mis on beyond. Nad on väga head õpetajad 2026 aastal kaksikutele mingis osas seoses usaldusega. Ja kaksikud kaitsevad neid mingite valede valikute eest.
Nad on nagu sümbioosis, mingi sünergia on siin. Kaksikud, kuidas kaksikud näevad kaljukitsesid? Nad näevad kaljukitsesid kui leinas ja kaitses. Kuidas nad kaksikud näevad veevalajaid? Veevalajad sõidavad kas perega või niimoodi nagu lastega seoses ise või lapse kuigi rahulikemate vete suunas. Nad on ka kaitses. Veevalajad ja kaljukitsed on kaitses. Nad näevad ühiskonna mõttes kaitses, teiste inimeste suhtes. Kuidas kaksikud näevad kalasid? Nad näevad kalasid intuitiivsena. Nad näevad, et keegi pakub kaladele midagi, aga nad ei võta vastu. Siin on mingi koostöö võimalus, aga keegi ei võta vastu, sest on kahtlev, kõhklev või solvunud. Mis see tähendab? Tähendab jah, midagi sellist on, et kahkleb, kõhkleb. Nii. Vaatame siis 12 maja mõju kaksikutele. Tuleb 2 korral läbi, et loe minu vabastavate lausete kogumikku. Ehk siis loe sina ka, Maris, üle see. Aga kõik kaksikud jah, et on soovitus. Ma arvan, et see on seoses kaassõltuvussuhte vabastamisega, suurema kaassõltuvussuhte vabastamisega veel. Mingid jusud vabastada. Nii. Esimene maja on identiteet. Honsha Sheishonen, uskumatu. See on meesenergia tuleelemendi joondumus reikis. Ta on algallikaga kontakt. Ta on kaugreiki sümbol. See joondumus, ma ütlesin, päikesepõimik, meesenergia ja seda saad siis teha läbi väljenduse. Hästi väljenda ja kehtesta ennast 2026 aastal. See on sulle endale eluterve ja nii edasi. Et sa oled nagu valgussammas. Sa näid nagu valgussammas. Sa võtadki selle soovituse, mis ma siin jagasin või mis need muusikapalad jagasid ja sa liigudki edasi, sa võtadki selle kääriki käised ülesse. Nii, teine maja, ressursid ja väärtused. Mis see tähendab? Tähendab, tuleb läbi see, et vabastavate lausete see, et vana leinaprotsessist tuleb välja liikuda. Sa oled viimases 2 leinaprotsessi etapis veel. Ehk aktsepteerimine ja edasi liikumine. Tundub, et mingi õppetunnid on veel õpetamata, sul on vaja ennast kehtestada. Väärtus tuleb kuldajastu, uus aeg. Andmine, jagamine, ma ütlesin, aktiveeri ennast selles. Ehk ressurss ja väärtused on kuldajastu ja andmine ja jagamine, nagu ma enne ütlesin, läbi kõne. Et see on vaja aktiveerida, see on ilus, et see tuli. 3. maja, kommunikatsioon. Täna seilan elukülluse merel. Lasen rahal nüüdsest hoopis mind teenida. Olen avatud, et minu ellu ilmub 1 000 000 eurot. Tundub, et
et nad on väga tööle keskendunud. Ma ei näe, et nad nii väga, ma näen, et nemad on tööle keskendunud, aga keegi on keskendunud neile. Kodu ja perekond. Minu sünniõigus on jagada küllust ja jõukust. Töö rahuldab ja edendab mind. Mida rohkem usun, et väärin, seda rohkem saan. Siin võib olla seda, et inimene võib töötada kodus. Ja ta hoolib oma inimeste eest, hoolitseb oma inimeste eest, tehes tööd, mida ta armastab. Aga tuli tagurpidi, minu sünniõigus on jagada küllust ja jõukust. Ja siin ennem tuli ka, et keegi soovib sind takistada. Siin tuli Neitsi, ütles, et sing anyway. Öeldakse, et laula ikkagi, et püütakse sind takistada, aga sina ikkagi jaga oma küllust ja jõukust. See on sinu sünniõigus. Olen õige pidi. Rõõm ja mäng. Mehe ja naise suhte alkeemia. Okei. Nii, töö ja rutiin. Tuleb läbi kaksikleegi luulekogu Rosalia V. Et see tähendab seda, et tee oma loomingut. Tee koostööd teistega, tee oma loomingut. Kas tee individuaalselt, aga paralleelselt tee ka koostööd teistega. Armastus ja suhted, kodu, mis see näitab? White flag. Ja taimetarkus. Soovitus on armastus ja suhtes keskenduda kodustele, vaherahule, tasakaalustusele seal ja taimetarkus ehk süüa seda, mis aitab tuua kokku inimesed, süüa koos, niuke traditsioon võib-olla ka, et see on ka armastus ja partnership. Ma ei näe, et kaksikud on loomas mingit suhet, nad on omas kodutöö raha vaibis. 8. maja transformatsioon ja misteri platooniline. Haavatud, traumeeritud. Platooniline. Ja lugemise soovitus selleks. Siin võib olla ka mingi skorpioniga seos. 9. maja õppimine ja usk. Õppimine, kuidas panna oma anded ja oskused raha teenima. Olen avatud külluse elamustele. Luban endale kõige paremat. Ja, kuidas panna oma anded ja oskused raha teenima on väga õiglane, tehes koostööd ja olles loominguline. Siin tuleb läbi korduv see. Nii, karjäär ja edu. Mu elu on töö ja mängu vahel tasakaalus. Saan alati kõike, mida vaid soovin. Olen jõukuse magnet. Vau, see tuli õiget pidi ka. Olen jõukuse magnet, karjäär ja edu. Vau, see on täpselt see, mida me vajame praegu kuulda. Community ja tehnoloogia. Kaassõltuvusvabadus. Just, ole sõltumatu. Vaatan korraks veel. Ja ütleb shine on. Motivatsioon, sisemine tuli. Seda ütleb ka. Siin lugudes ütleb ka, et shine on hoolimata muutustest ja asjadest. Nii, 12. maja on, mis on minu elutöö preemia. Raha tuleb oodatud ja ootamatutest allikatest. Luksus minu elus võrdub minu muutunud teadvus. Vau. Ja tuleb hüved. Ja kaksikud on hästi tööle, kodule. Nad on maandatud. Aga tundub, et töö aktiveerub rohkem. Kui varem on võib-olla olnud mingi sissepoole, siis nüüd on rohkem see. Nii, 12, 54, 17. Siin on need, jah. Ehk 12 järgnevat aastat ongi siis nüüd viimane.
2026 üldiselt vaatame. Tundub Magic aasta, siin kaardid täitsa korduvad, läheb isegi lugudega kokku ja nii edasi. Scuba diver. Sa lähed hästi enda sisse ja läbi selle välja. Sa oled sügav. Sa oled 0 punktis, 0 point. I love that. I love that all. It's so cool. In the void. Tähendab, su sõnum või väljendus tuleb kuskilt väga sügavast ja puhtast kohast. Integreeritud kohast ja see on nii ilus ja puhas ja su väljendus on, vaata, see on nagu sügav ja puhas. 2027 aastal. Mingi su soov su elu peateel suure tõenäosusega täitub. 2028 romantiline aeg, armastus, imetlus, pühendus, kellegiga, kellel on väga kõrge emotsionaalne IQ, kingitused, sõprus, kirg, õrnus, ühesõnaga roosid, ühesõnaga 2028 aasta võib olla kaksikutel armastajate aasta, mis tuleb ka kaksikute selle kaardi peale tegelikult 3. maja. Ilus. 2029 näitab, et see armastus, mis sul 2028 juhtub, see 2029 on stabiilselt sama. See ei muutu. Ehk see jätkub. Ja see on ilus. Sa tunned, endiselt sa oled selline nagu oma joondumuses. 2030, jah. 2030 on mingi, mida sa midagi ignoreerid. Sa ei näe mingit reaalsust. See võib olla seotud naise ja mehe suhte alkeemiaga. Et siin on nagu mingi hirm. Ma ennem ütlesin ka, et mul on jäärade suhtes hirm. Nende dünaamika suhtes on mul hirm natukene. Ja ma ütlesin ka mees ja naise energiat see ja siin ütleb ka mehe ja naise suhte alkeemia. Ja lõvi peale tuli. Tuleelemendis, kaksikutel on mingi tuleelemendiga mingi hirm. Tuleelementidega. 2031. on mingi, kuidas öelda, mingi oht. Keegi ohustab. Mingi madala vibratsiooniline oht on. Suurenda oma kaitset 2031. Suurenda oma ohtu. See tuleb, keegi reedab. See on hoiatus. Midagi mürgiline on. Keegi tahab sind kontrollida ja see tuleb jälle neitside peale. Ennem tuli ka neitsid tahad puuri panna või midagi. Neitside peale tuli, et puuri tahad midagi siin on. Web of control. Keegi tahab sind kontrollida. See on keegi väljaspoolt. Ühesõnaga, vaatame, mis järgmine aasta toob. 2032.
midagi tuleb ilmsiks. Toetus on sinuga. Keegi tahab sinuga vastanduda 2031. Keegi tahab sinu valgust ära võtta või peita. Ja see on see, et sa usaldad seda inimest tegelikult ja sellepärast on tal algul sinu juurde ligipääs. Sest ta on loonud usalduse, aga tegelikult ta ei ole usaldusväärne, ta reedab sind. Ja siin on teatud mõttes nagu union of opposites. Siin võib olla, ja see tuleb keegi kaksikleegi luule kogu peale. Keegi sinuga nagu, sinust väga erinev, tahab sinuga võidelda. Tahab sinu üle võimu omada. Tahab sulle ära teha. Ja see paljastub. Maskid langevad. Sinu see on see, et ära ole liiga usaldav. Keegi on, kes soovib luua usaldusruumi ja siis tegelikult sind reeta. Ole ettevaatlik. Ja see on kadedusest. Siin näitab. Jealous, predator, possessive, codependent. Keegi, kes tahab sinu kohta endale siin maailmas, aga sa oled selle välja teeninud auga. Ära unusta seda, et väga suur on sul kaitse ja mediteeri igapäevaselt, et sa näeksid märke, keda usaldada, keda mitte, isegi kui pealt näha tundub kõik väga hea. Spirituaalsus ja vaimsus olgu sinu üks põhisee. 2033. Wheel of Karma, see on nii võimas praegu, mis toimub. 2033. Nagu ma just ütlesin, su teejuhid hoolitsevad selle eest, et sa väärid oma dharma teekonda. Sa oled nii palju panustanud juba ja põhjus tagajärg, sa saad selle lunastatud mingi aeg. Isegi kui keegi reedab sind. Maskid langevad. Tõde tuleb pinnale. Ja jälle tuleb tegelikult õnneratas, õnn, küllus, justice, õiglus. 2034. 2034 sul on mingi valiku võimalus elus, kumba teedkonda minna. Muutused, nagu ennem see lugu ka laul tuleb muutused. Sul on vaba tahe, vaba valik, sul on palju valikuid ja võimalusi. Ja tähtis on, et sa oled jällegi enda keskmes, kui sa seda teed, seda valikut. Sa võid ka valida nii, et sa ei vali kumbagi, vaid lähed üldsegi mingit alternatiivset teed pidi, siin ütleb alternatives. 2035. Väga võidukas aasta. Finishing first. Saavutused, lõpud, feeling relieved, mingi vabanemine. Finaale, completion. Sa teed eelneval aastal, sa teed mingit õiget valikut. See viib sind võidule, usalda seda. Sest sa teed oma valiku tasakaalu punktist sellepärast integreeritult. 2000 ja isegi kui sa ei kiirusta, sa ikkagi võidad. Enda jaoks sa võidad iseenda. Mitte kellegiga võrreldes. Ma ei näe, et kaksikud ennast teistega võrdlevad, ta on nii enda oma foonis. 2036. Sa tärkad õitsele. Oled justkui nagu kevade energias 2036 pärast seda nii öelda mingi oma isiklikku võitu.
mingi ringi lõpetamist, mingi asja lõpetamist. Ütleme nii, sa oled kangelane sellel aastal. Seda on näha, et sul on palju väljakutseid, kuid sa oled vankumatu ja distsiplineeritud ja väga-väga kaitstud, ma ütleks. 2037 aastal sul on nagu uued väljakutsed, ega sa pikalt ei maga, sul on uued väljakutsed, sul on vaja suunata oma energia. See ongi see, et sa tead nüüd, et sul on vaja pidevalt suunata oma elujõu energia voolu ringlema. Et mugavustsoon ei ole mõeldud sinu jaoks. Ära unusta ka kvaliteetaega, elamusi, olemist ja naudinguid, aga sa oled väga muutustele orienteeritud. Ja tegelikult see kirg sinus, see jäär, see sinu jäära energia tuleb siit läbi. See kirg tuleb ka jäärast. See loob muutusi, see sütitab sind, sest muidu sa jääksid liiga kogemisse või naisenergiasse unelema ja looma, mis on ka mõnus, aga kuidagi selline uued algused jäär ja sinu sisemine keiser nii-öelda tahab, et sa pidevalt suunaksid oma energiat, et sa oleks voolamises, sa on eluterve ja kõik see, et leida selle nais- ja meesenergiate vahel tasakaal. Et sa suudad ka mingid oma kogemused rakendada siis edaspidisesse, kas siis seda väljendada, kas siis võtta kogemusena kirja, et see rikastas sind, et sa teed paremaid valikuid või kuidas on, et midagi siin on. Muutused jälle ütleb change, jah. Et sa tead, et ees on muutuste keskne aeg ja tegelikult seal laulus ka, mis ma lisan ühes laulus, teises laulus on ka, et teatakse, et on muutuste aeg ja ollakse selles valmis. Aga ma ei näe rapsimist, ma näen siin rahulikku, stabiilset edasiliikumist ja julget ettevõtmist, et see jäär annab sulle sellist julgust muutustele vastu seista, selline nagu, ma ei ütleks, et ta oleks nagu turvaisik sulle, aga ta julgustab sind. Ja ta nii usaldab sind, et sina ise oled enda turva see. Tema eesmärk on pigem sind sütitada ja edasi liikuma. Ja see on ka nagu väga-väga ilus tegelikult. Et see on selline meesenergia, kes et ta ei tulnud nagu kaitsma, vastupidi, ta tuleb minu mugavustsooni raputama, aga heas mõttes, et edasi liikumine toimuks, et toimuks selline külluslik ringlusvoog, eluterve on see. Et kui mina ennem tõin siin loo selle jäärega tasakaalustan jääras seda, et ta leiaks tasakaalu, et ta liiga ei oleks selline tuline ja impulsiivne ja domineeriv, siis tema vastutasuks julgustab mind võtma looma uut, suunama oma energia konstruktiivselt millegi imelise loomisele ja julgustab seda, motiveerib seda, sütitab seda ja see on nagu ilus. Siin ma näen ikkagi tasakaalu, mu kuidagi nagu hirm kadus ära, vaata. Et see on selle eesmärk, jah. Sest ma näen, et suurt rolli mängib sinu elus sellel aastal jäärad, lõvid ja neitsid. Aga neitsidega tuleb päris mitmekordne hoiatus siin ja see on sellepärast, et nad on kadedad. Ettevaatus sellega. Siin on mingi tugev hoiatus neitside poolelt. Tahetakse vastanduda, takistada, aga tähendab see kaitse isegi ilma sinu teadlikkuseta tuleb niikuinii. Su kaitse on väga-väga tugev. Ja ma näen, et skorpionid mängivad suurt rolli samamoodi kaitse eesmärgil. See on mulle üllatav, et skorpionid
Skorpionid on ka määravad ja positiivses mõttes määravad. Jäärad on ka positiivses. Lõvid on, ma ei oskagi lõvide kohta kommenteerida, aga nad mängivad mingis osas rolli. Nad, võib-olla lõvid võiks vähem võimu võidelda, aga ma näen hoiatust ikkagi neitsi osas. Jäärad ja skorpionid on päris sellised nagu, ma kartsin neid mõlemaid, aga nad mõlemad hoopiski vastupidi on kaitsva eesmärgiga, mis on nagu selles mõttes, ma ei tunne enam hirmu pärast seda lugemist. Ai, õiglus. Kui see sulle korda läks, pane like, kui sa tead kedagi kaksikuid, jaga nendega seda. Intensiivne tuli, utoopiline tuli, aga samas nii reaalne tuli. Kui siis, jah, et tule järgi mu lehte, kes teab, kes on siis 7. päikesemärk järgmisena, vaatame järgi, tule järgi mu lehte, siis sa saad otsemaid ise olla esimeste seas, kes selle endale saab lugemiseks, kuulamiseks, sest nagu näha, need lugemised on kõik nii erinevad ja põnevad ja värvikad, nii et tule järgi mu lehte, pane like, niimoodi sa toetad tegelikult mu lehte väga palju ja ma olen sulle väga-väga tänulik selle eest. Kohtumise järgmisel korral, nägemist!